Tere, minu nimi on Tiit, töötan värvifirmas Akzo Nobel Baltics müügi esindajana. Tere, mina olen Priit ja olen Tiidu kolleeg. Esindame kaubamärke Sadolin, Binotex ja Hämmerait. Priit, mis siis täna uudist? Tiit, see sein on värsket värvitud. See on hea uudis, et sa seda ütlesid. Ma teen kohe selle puhtaks, muidu oleks ju määrinud ka riided ära. Täpselt. Aga mis värviga see sein on värvitud? See sein on nüüd värvitud vesipõhise tootega Sadolini seeriast ehk siis EasyCare. EasyCare. Selle sarja tooted on väga tugeva nakkumisega ja suure pesukindlusega. Tõsi, see on väga kergesti pestav, toiduplekke eriti, on lihtne eemaldada selle pinna pealt ja väga vastupidav. Nii et see oleks iga perenaise unistus. Puhtad seinad esikus, köögis, söögitoas, lastetoas. Jah, aga miks mitte ka peremeeste unistus, sest kellel ei meeldiks siis puhas garaaž või riietusruum või mõni tehnoruum äkki. Nii et selle unistuse aitabki siis ellu viia värv EasyCare. Ja selleks me olemegi täna siin Priiduga, et tutvustada kallitele kaasmaalastele unikaalset Sadolini kaubamärgi alla koondatud Stay Clean tootesarja, kuhu kuulub ka EasyCare. Priit, ma vaatan, et sinul on palju suurem meelerahu seista kaamera ees kui minul. Võib-olla lepime kokku nii, et mina mängin täna seda inimest, kes ei tea värvidest mitte midagi ja esitan sulle küsimusi, aga sina, kes tunned värve väga põhjalikult, annad siis vastused televaatajatele ja minule. Miks mitte? Eks see ole mu lapsepõlve unistus siin kaamera ees küsimustele vastata. Teeme siis küsimuste vastaste vooru. Väga tore. Minu meelest ei ole inimese elus midagi kaunimat kui nooruspõlve unistuste täitumist küpsemas heas. Aga olen vaatanud linnapildis väga palju EasyCare'i reklaami nii meedias kui ka ehitusmaterjalide kauplustes. Ent mind hakkas see toode huvitama, et missugused tooted siis kuuluvad Stay Clean sarja. Stay Clean sarjas on meil siis 3 erinevat toodet. Oranssipurgiga EasyCare, mis sobib siis kuivadesse ruumidesse, väga tugeva pesukindlusega. Siis teiseks on meil seal ka niiskete ruumide värvi. See on meil rohelise purgiga, ehk siis köögid, vannitoad. Ja kolmandaks siis ka meie kõige noorem toode, ehk siis EasyCare Wood ja Metal, mis on siis mõeldud puitpindadele kui ka krunditud metallpindadele. Väga tore. Oranž värv on minu meelest väga silmatorkav. Et kas alustame siis oranži apelsinitooniga EasyCare'i tutvustamisest? Kas EasyCare on veepõhine toode? Täpselt nii, EasyCare on veepõhine toode. Ja missugune läikeaste on EasyCare'i värvil ja missugused läikeastmed üldse on meie laiduskraadil inimestele olulised värvide ostmisel? Nagu näitanud on sinna ajalugu, siis ikkagi kõige rohkem valitakse matte tooteid. Nii on ka meil EasyCare tootesarja matt. Mati eelised, et ta peidab seinapinnalt ebatasasusi. Samamoodi ta peegeldab vähem vastu seda valguskiirgust, mis erinevatest valgusallikatest tuleb. Nii et kui oled ise viimistlenud aluspinna, siis sellise mativärvi kasutamine ei näita sinu võib-olla võimalikke tööpuudujääke. Täpselt, lihtne algajale. Nii et EasyCare'i värv lihtne puhastada. Kas seda saab ka märja lapiga puhastada? Saab muidugi. EasyCare on just see oranž sisaldab vaha, mis täidab nüüd pinnavärvis need poorid, kuhu võimalikult siis mustus või vedelik saab sisse minna ja sellega tekib ülgamine ja on kergesti puhastatav. Seda on tore kuulda. Kas me võime siis kohe hakata pärast värvi kuivamist plekke puhastama või kui kaua tuleb oodata, enne kui me saame pinda intensiivsemalt hakata puhastada?
no tegelikult puhastama. kohe ei tasu kindlasti, sest see kuivamisprotsess võtab aega, et see lõplik kuivamine, ütleme kuskil 4 päeva pärast. Enne seda kindlasti mitte minna sinna lapiga ligi, et Nii et me võime siin seina peal katsetada erinevaid plekitegijaid, aga mis siis juhtub, kui mõni plekitegija ei tule seinalt maha? kahjuks siis peame ütlema oma vaatajatele, et kaameras lõppes lint ja ülekanne on läbi. Aga Tiit, ma panin sulle mõned tooted siin juba valmis, et miks mitte ka katsetada kohe. Siin on meil ketšupit, siin on must kohvi ja üks karastusjook koolaline. Kokku lepitud, et hakkan siis pleki tekitajatega katsetama. Siin all on pandud ka maha vilt kangast vaipe. See on hästi praktiline, et kui maalri tööde tegemisel oled redeli peal ja kukub maha mõni tugevam ese, on see siis nuga või pahtlilabidas, et siis see summutab selle löögi ja ka kui värvitilgad kukuvad vildi peale, siis see absorbeerub sisse ja ei jäta siis enam jälgi. Aga väga kena. Kuna me toiduaineid ei pritsi, et siis paneme ketšupit siia nurga peale, imiteerides, et tõesti, et on sattunud pinnale selline toidu. Siis siin on karastusjook. Juba näha, et jah, et jookseb minema. Kui pinnale satub karastusjook, siis pind hülgab või nagu Priit ütles, et poorid on vahaga täidetud ja siin on must kohv, et see on maha jahtunud ja paneme ka seda siia kõrvale. Jätame nüüd need plekitekitajad seinaga mõneks ajaks kontakti otsima ja loodame, et me ei pea siis, et me kuuleme ka edaspidi filmilindi surinat. Nii on. Aga kas on, kui palju 1 liiter EasyCare'i katab, mitu ruutmeetrit? No 1 liitriga katab kuskil ühekordsel katmisel 10 ruutmeetrit. See teebki siis, täpselt paras siuke väike WC näiteks. Ja. Siuke 6-ruudune väike. Uks juba ise võtab ja 2 ruutu maha. Just. Siis köök, mõne väike, siuke, nagu need on paneelmajade köögid. See on nagu 2,5 liitrine toode. Jah, 2,5 liitrisega katab ilusti ära ja suurem tuba, ütleme, siuke põrandapinda 25 ruutu, et siis saab selle 2 korda 10 liitriga ära katta, et väga kasulik selline. Ja kas me saame ka selle EasyCare'i värvi katvust demonstreerida? Jaa, mul on siin juba üks seinaosa, mis on osaliselt värvitud ja osaliselt ma jätsin ta tegemata, et saamegi siin kohe seda vaadata katvust ja valame siit värvi välja. Väga kena. Ja need plekid, nagu ikka, jäävad mõneks ajaks pinnale ja kindlasti ei tasu loota, et värv on kahelplaat, et võib seal 3, 4, 5 päeva olla ja mitte midagi ei juhtu, et kindlasti tasub pleki nägemisel seinal koheselt võtta kätte märg lapp ja pind puhastada. Kas ma saan sind aidata? Kas ma segan? Jah, toote ilusti läbi segada, kindlasti alati ennem läbi segada, et ei oleks erinevaid kihistumisi seal ja saab ka ühtlase värvi ja viskoossuse paika. Ja mis siin on tähtis, et mida paljud ka tihti küsivad, et kui sa hakkad nüüd värvi välja valama, kuidas peatada värvitilka, ehk siis kui vaikselt valada siin, tihti jääb see osa siin kõik rippuma. Et siin on väga lihtne trikk, et tõmmata selle sama rulliga üle ja ongi kui väär olemas. Täna ma panen värvi ära. Jah, sinu kätte. Nii, ja alustame siis väiksema rulliga.
siin on juba minul ettevalmistavalt teipimised ära tehtud. Väikse rulliga saab teha nüüd ääred, et suure rulliga tihtipeale siia ligi ei pääse. Värvimegi siin alumise ääre ära, et oleks lihtsam suure rulliga toimetada. Aga niikaua kui Priit viimistleb, ma vaatan, et siin laua peal on üks väikene raamatukene, mille nimi on Hakkame värvima. Mida see raamat endast sisaldab? See on väga hea abimees, et seal on toodud välja tooted, on kasutuskohad ja samamoodi ka tööriistad, mida kasutada. Et oleme elu lihtsamaks teinud. Väga kena, niikaua kui sa näitad kotvust, ma korraks lehitsen seda. Rullimisel on nüüd oluline see, et see värv ilusti see rulli sisse läheks, et ei tasu alati purgist võtta, sest purgist võtmisega on see lugu, et esiteks ei saa rulli käima korralikult. Teiseks, kui sa rullid, sa tõmbad maast seda mustust ja sa viskad selle sinna värvi sisse. Ja siis on näha neid värvitükke pärast seal. Ja rull alati hoida märg. Sest kui rull hakkab kuivaks minema, siis kindlasti kasta, sest vastasel juhul tekivad üleminekujooned ja see vaatepilt, eriti kui päike paistab, ei ole üldse nauditav. Nii et ühe korraga katab all oleva värvitooni ära. Jep. Kas rullid on tõenäoliselt erineva karva pikkusega, et kas me siin saame ka nõu anda? Mida pikem karv, seda struktuursem pind tuleb. Siuke tavaline ongi siin, mis meil on siin 13 millise karvaga, et teeb sellise mõnusa pinna. No see läks küll nüüd väga kiiresti ja ma jõudsin vahepeal sirvida seda toote voldikut ja tõesti, näete, teete lahti lehekülg 2, vaatab tuttava purgikujundusega toode, kuhu on kirjutatud suurepärase pesukindlusega matt seinavärve. On toodud ka kasutuskohad ja mis väga oluline, et kõrval on tõesti toodud siis töövahendid, et tulemus oleks alati soovide kohane ja õige. Ja tõesti on ka rullidel antud vastavalt karva pikkusega, missuguse struktuuri see rull värviga pinnale jätab. Ja vaatan, et ka kollane teip on sul kasutusel, et vältida nende pindade värvimist, mida ei ole vaja värvida. Ja tõesti, ka siin taga on siis soovitused, et missugune teip kestab selliste tööde puhul kõige paremini ja isegi lausa mõni teip võib peal olla lausa 60 päeva. Nii et hakkame värvima. Aga nüüd võtaksin kätte märja lapi ja pühiksin siis ka need plekid seinalt ära. Et kindlasti võiks lapp olla kergelt niiske, sest see tagab, et nii. Ja ongi puhas. Nii et tundub, et teist õnnestus. Nüüd oleme vaadanud hea pesukindlusega kuivade ruumides kasutatavat värvi oranži sildiga Easycare'i. Kas Easycare'i tootesarjas on veel teisi tooteid? Täitsa on olemas, jah. Aga enne seda ma tahaks veel Easycare'iga teha väikse testi veel. Et teada on, et ta on väga hea nakkuvusega. Ja. Siis olen ma valmistanud ette siia OSB plaadi, mille peale samamoodi saab selle värviga värvida. Suurepärane. Praegu väga populaarne asi on OSB plaadis seinad ja sinna peale lihtsalt soodne, kiire, lihtne. Ja hea nakkuvusega, nagu sa nimetasid. Kas võtagi siit selle sama. See värvirull on veel jäänud värviseks. Jah. Võtame
Nüüd saame siia, võtan siit samast. ja Oleme siit väikse tilga veel välja. Nii. ja üllatavalt hea nakke, rull isegi ei libise, täidab hästi poorid. Ja kas kulu võib samuti arvestada? Kulu siin on suhteliselt sama. Selge. See on need vahed. Isegi jätab seda efekti, sügavamad vahed. Kes soovib, võib neid muidugi tugevama rullivajutusega ära peita. Aga saab ka jätta avatud vahedega, et omamoodi efekti jälle. Ja, suur tänu sulle. Nüüd on küll vist põhjalikult käidud üle kasutuskohad, et võime siis öelda, et EasyCare oranži sildiga värvi võib kasutada kodus, köögis, söögitoas, lastetoas, lemmiklooma nurgas, Täpselt. töökojas, garaažis. Need on piiramatud pinnad, jah. Kas ka on valikus tooteid niisketesse ruumidesse? Niisketesse ruumidesse on meil siin olemas, jah. On EasyCare Kitchen and Bathroom. Tavaline, ta peaks vastu väga hästi seal ka niiskes ruumis, aga siiski selle vahasisalduse tõttu see kuivamisaeg venib väga pikaks. Et seda protsessi lihtsustada, siis ongi see toode. Ta ei sisalda vaha, aga samamoodi on ta mustustülgav, kergesti puhastatav, et ka köögis. Ja võtame jälle lahti lehekülg 4 ja tõesti loeme, et matt seinavärv, köögi, vannitoa ning muude niiskete ja kuivade ruumide viimistlemiseks. Aga teeme sellega väikse katse ka siis, et siin on nüüd meil oranž EasyCare'iga ettevalmistatud pind. Ühtlasi saame ka teada-tuntud kuulujuttu, et EasyCare vahasisalduse tõttu ei ole üle värvitav, aga võtame siit teise seeria värvi ja katsetame, kas me saame või me ei saa seda üle värvida. Ja nii kaua, kui see ette valmistad, ma näitan, et tõesti, et see värv on nagu see seina pealgi, et mis tahes vedelikku pinnale kandes see pind hülgab ülemine osa. Aga taaskord segame ilusti läbi. Muide see värv, mis me siin seinas on, see on meil ju selle aasta 2023 värv, mis on Akzo Nobeli poolt välja valitud siin. Ja selle värvitooni nimi on Wild Wonder vist oli selle toote. Wild Wonder, täpselt, jah. Nii. Siin poolel. Ütleme läike poolest nüüd Kitchen on natukene rohkem siuke poolmatt, kui on seda oranžipurgi EasyCare, et tuleks sellega arvestada, aga mida rohkem seda läiget, seda lihtsamini tegelikult tuleb mustus tootelt maha. Kohe valget pinda on kahju üle värvida. Ja puhtus. Jah, tuleb meelde üks lapsepõlve lugu, kuidas väike poeg küsib emalt, et ema, miks pruudid kannavad valget kleiti. Ja ema ütleb, et see on ju puhtuse, süütuse ja rõõmu värve. Ja poeg jääb mõttesse ja küsib siis, aga miks peigmees on siis mustas? Seda jah. Kas sa oskad öelda sellele küsimusele vastust? Noh, eks see
peremees ikkagi teeb seda musta tööd, et jah, ja võib-olla, et siis tuleks ka pruudi ilu paremini nähtavale. nii ta on. Nii et kuulujutt jääb siis legendiks, et saab küll pinna üle värvida ja jääb loota, et kui see on kuivanud, et siis see on täpselt samasuguse puhastuskindlusega, nii nagu jah, teistel aluspindadel kasutatav värv. Ja siin ka on näha, et kui veel võtta siis see lapp ja eemaldada ka need piisad, et tõesti pind jääb jälle nägus ja puhas. täpselt. Nii, aga suur tänu nüüd niisketesse ruumidesse. Kas me võime siis öelda, et vannitoad, sauna eesruumid? Täpselt, kõik kohad, kus vähegi niiskust esineb, et sinna sobib see värv väga hästi. Ja lisaks on tal ju veel eelis see, et ta on hallituskindel. Et niiskes ruumis tavast, kui ei ole ventilatsioon, ikka tekib olukord, et see niiskus jääb sinna sisse ja hakkab kondenseeruma sinna seinadele ja samamoodi pika peale siis tekib väike hallitus. Et see kile väldib siis hallituse teket. See on hea uudis ja teades, et hästi palju on ju inimestel allergeene, et siis ei võimendu need ja nad saavad oma kodus tunda hästi ja turvaliselt. Hästi tõid selle välja, et allergeenid, just allergiad, et need värvid on kõik allergiavabad. Nende VOC-sisaldus on nii madal, et inimese organismile see mingit kahju ei tekita. Ainuke asi, et igal värvil et võivad tekkida reaktsioonid, kui sa teed värviga, kuna sa puutud kokku kemikaaliga. Eks kuivamise ajal. Nii kaua, kui ta on juba kuivanud, siis on ta täiesti ohutu igale tervisele. Nii et kui oleme ju pinna ära viimistlenud, võime ju korraks minna Kadriorgu jalutama. Täpselt. Ja, hästi. Nii, 2 olulist toodet on tutvustatud. Kas selles Stay Cleanis on siis veel mõni toode, mis... Üks toode on meil veel, jah. Meie kõige uuem toode. EasyCare siis Wood ja Metal, ehk siis värv puidule ja siis krunditud metallile. Et kui on tegemist roostes pinnaga, et siis see tuleks kindlasti ikkagi ära, kas see rooste eemaldada või siis mõne tootega ta üle tööbata. Ja sobib see toode väga hästi ka laste mänguasjadele. Ta omab ka sertifikaati, et on ohutu, kuna lapsed ikka kipuvad asju suu kaudu tunnetama. Ja siin on meil üks tool, selle vööpasime üle, ta oli enne niisugune must ja tume roheline, ta on ühe korra üle vööbatud, pintsliga jäetud, ongi selline niinimetatud vanutatud efekt, mis on siis praegu väga populaarne siin mööbli restaureerimisel, et jääbki vana arv õrnalt välja paistma, ja samas ta on kaetud tervenisti selle uue värviga. Nii et nagu mitu põlvkonda oleks koos. Täpselt. Väga tore. Ja eriti hea on veel see, et see värv on kriimustuskindel. Kui ta on kuivanud lõplikult, siis... Teeme lahti jälle selle sõnatu nõuandja, hakkame värvima. Lehekülg 6, olge lahke. EasyCare on ka ilusti kirjas. Wood ja Metal ja tõesti kriimustuskindel puiduvärv ja krunditud metallpindadele. Ja ka töövahendid ilmekalt välja toodud, et oleks tööprotsess soovide kohane ja tehniliselt õige. Just. Kas me seda toodet ka saame demonstreerida? Saame ikka. Mul on siin see on ilmselt juba sinu laste mänguasi, et natukene siin juba värskendasin selle rohelise tooniga John Deere'iks selle traktori, mis on tänapäevasem versioon. Aga jätsin siin katuse värvima, et me saame testida selle katuse ära värvida. Tõsi, ega need puitmänguasjad on sageli nagu mõne väärtpaberi aktsiad, nad lähevad põlvest põlve, eks ole, nad võivad seal 30-40 aastat olla vana ja väga tore, et ka taaskasutamiskeskustes on need pakutakse, et kui kellelgi on, vaatab, et muidu võib-olla on igav ja ilmetu, siis värviga saab anda talle uue nooruse tagasi. Nii ta on. Üks asi veel selle värvi kohta, et kuna siin on väga hea alküütses, siis võib seda ka kasutada välistingimustes.
nii et universaalne. Näiteks koerakuudid saad üle värvida või aiamööbli. Et miks just aiamööblit sellega teha, mitte näiteks fassaadivärviga. Ja mis erinevus võib olla siis? Fassaadivärvil on tingimused oluliselt teised, et ta peab aastaringselt seal seinas olema. Ta kannatab päikest, lund, vihma ja ilmastiku tõttu see puit hakkab seal mängima ja see värvikile seal hakkab venima. Ja selle tõttu fassaadivärvil on antud ju elastsus juurde, et ta venib. Ja selle võrra ta on jälle pehmem. Ja kui see aiatool ära värvida, siis nad peale istud oma teksapükstega, siis kiiresti kuluma seal. Et siit selle värvi puhul siis tekib see tugev mitte elastne kiht, mis ja see on vist vastu, see on vist tõsi, sest et vaatadki täna selle nädala ilmateadet, et öösel lubab -12 kraadi, päeval on +8 kraadi, 20 kraadine temperatuuri erinevus, et see on tõesti, sa pead selle värviga ära kasutama, sest kallati maha järelikult, siis tuleb ära kasutada. Küll me talle otstarbe leiame. Nii. Aga no tõesti, omandab kohe sellise mänguasja ilme, et paneks selle sama tooli siia ja mängiks natukene aega, sest öeldakse, et inimene on ju oma elus 2 korda laps, aga noor on ta 1 kord, nii et eks me kõik liigume sinna lapsepõlve tagasi jälle. Nii ta on. Ja ühe korraga on kaetud ja väga hästi, siit juba eelmise kihi pealt on näha, et samamoodi ühe korra kaetud ja värvides ta jäi selline ikkagi struktuurne, aga ta on nii ilusti ära tasandunud, et põhimõtteliselt ei saagi aru, et on nagu värvitud. Ja tõesti, nagu sa ütled, kriimustuskindel, siis võid olla, ei pea muretsema, et ta jälle kiiresti ära kulub, et siis uuesti värvida. Saab ka katuse peal sõita. Ja kui sa tõid näited, et välistingimustes koerakuudid, aiamööbel, mesilastarud ja tõesti mesilastarud, kuna toode ei sisalda ju mingisuguseid fungitsiide, et siis ei ole ka nendele väikestele tublidele mesilindudele see toode ärritav, kui ta võib-olla ei ole veel lõplikult kuivanud. Aga eks ikkagi jälle temperatuur on vist oluline, millal alustada värvimist, et kui praegu vaatame, et talv on karm olnud, on lörtsi, on lund, on räidet, et pinnad on juba käest ära läinud, siis vist praegu ikkagi veel on vara. Praegu on vara, jah. Et siin ikkagi peab olema püsiv soe. Ütleme ideaalis oleks 10 kraadi vähemalt selline, mis on ööpäev ringi keskmine. Selge. Et ei tohi sinna miinusesse kindlasti minna. Nii et praegu oleks selline värvilehviku lehitsemise aeg, et vaadata endale meelepäraseid toone, mis võiks harmoneeruda selle eksterjööri või interjööriga. Jah, saab sobitama hakata. Äkki siis räägime ka meie selle tooni valimise äpist. See oleks küll tore, sest et muidu meil on siin valmis toonid ja äkki mõeldaksegi, et ainult need toonid ongi valikuses, rohkem pole, et kas need 3 toodet, mida me praegu tutvustasime, kui lai nende toonivalik on? Neid värve on tuhandeid. Masinad on meil erinevates ehituskauplustesse viidud. Sinna lähete koha peale, seal on ka need kataloogid asjad olemas, et saate välja valida, teha endale kas proovipartii või siis kohe minna riski peale ja õige värv. Ja toonitakse seal koha peal teil valmisse, et mingit probleemi sellist ei teki ja väga lihtne lahendus nendele inimestele, kes planeerivad siin värvima hakata. Sa ütled lihtne lahendus, kui ma vaatan neid toone, siis ilmselt seal õige tooni valimiseks läheb tõesti 2 päeva aega, et mida suurem on valik, seda ebakindlam oled reeglina. Absoluutselt, aga selle jaoks on ka meil abivahendiks ju meie Sadaline Visualizer äpp. Tõmmata oma telefoni kas App Store'ist või siis, kui on Android telefon, on Google Play, laete alla. Seal on meil toonikataloog sees olemas. Valite tooni välja läbi kaamera, siis kindlasti peate lubama, et ta võib kaamerat kasutada, kuna läbi kaamera ta võtab selle seina, võtab teie valitud tooni ja ta kuvab selle sinna seina peale. Mitte küll, et sa näed, et sein on värvitud, vaid läbi telefoni on sinu sein värvitud. Ja ideaalne saada aimu, et mismoodi see sein sinu interjööris kokku sobib mööbli ja teiste toodetega, mis seal
kasutusel on. nii et kõik siledad pinnad saab siis Jaa. äpiga ära oma soovide kohaselt ja toonide valikuga ära kujundada. Täpselt. See on ju prima, sest et siis saavad ka kõik pereliikmed või lähedased olla kodus disaineriks. Just. Ja. Et seal on ka olemas erinevaid lahendusi, mis võivad võib-olla huvi pakkuda. Samamoodi ka meie kodulehelt näeb, et mingid ideid, kuidas või midagi lahendada, värvida. Ja ilmselt seda võib ka laiendada ju ka välisfassaadidele. Kui on silepind, siis ta peaks näitama ka ei seal. olene, kas ta on sees või või on ta väljas. metallpinnad. Nii ta on. Selge. Nii et ei tea jah, et kui võib-olla tahaks ennast kujundada tumesinise särgiga, ei tea, kas ta siis näitab mulle ka riide peale, et missugune on Näitab ikka. tumesinine, selge. No siis on ta küll universaalne ja väga laialdase kasutusega. Jah. Mida veel siis? Kas meil on EasyCare'i toote kohta veel teatud uudiseid? Tundub, et meil on ring peale tehtud. On räägitud meie siis oranžis purgis olevast, nii siis kuivade ruumide värvist, nii seina kui lakke võib seda kasutada. Ja. Siis rohelise purgiga siis nagu on niiskuse kindel värv, köögid, vannitoad, sauna eesruumid ja ka puiduvärv nii sisse kui välja, mis sobib ja lastemööblile. Ja see OSB plaat on ka tõesti, nüüd on juba pind kuivanud ja on näha, et toode on laitmatult seda katnud ja tundub, et ka ühest kihist piisab, kui ei ole vaja väga suurt pesukindlust esitada sellele pinnale. Jah, sest iga kiht, mis peale panna, see hajutab seda struktuuri, et mida vähem kihte, seda rohkem struktuuri näha ja annab seda efekti juurde ilusti. Tuleb ka jälle üks vana lugu meelde, siis kui veel lubivärve kasutati, et siis ei olnud nii pesukindlaid värve ja kui lubiga värvitud pind läks mustaks, siis jälle kaeti üle ja lõpuks ruumi kuup väga vähenes, sest et seinad läksid kogu aeg ju paksemaks. Nüüd seda ohtu ei ole enam. See on selle lisasoojustuse juurde. Ka seda ja lisatööd ka. Majanduslikult kasulikku. Just. Aga ega meil ei olegi vist siis muud midagi veel rohkem rääkida. Eks väga palju on ka kirjas kodulehe peal, et selle aadress on need EasyCare'i toodete leidmiseks. Mis aadressi need on? www.sadolin.ee. Selge. Aga siis on täna veel mingisuguseid uudiseid? Kiit. See laud, millele see on ajatud, on värsket värvitud. Oi, ja, et sa ütlesid, see on tõesti hea uudis. Aga mis tootega see laud on värvitud? See on nüüd meie Pinotexi seeriast ekstreemlasuuriga, mis on ka Stay Clean tehnoloogiaga, mustustüüldegav ja kergesti ja vastupidav värv. Oi, kui tore. Aga sellest tootest võib-olla on meil võimalus rääkida järgmine kord. Absoluutselt. Aga siis me saame südamest tänada, kes oma aja panustasid uudiste vaatamiseks, eelkõige EasyCare'i uudiste ja tark vanasõna ütleb ka, et inimene ei tea elus kunagi kõike, aga alati võib ta midagi uut juurde õppida ja loodame, et siis ka tänane koolitus andis teile suurepäraseid teadmisi juurde toodete kasutamisest, sest kasutades EasyCare'i värve, te teate, et plekkidel tulevikus ei ole võimalust. Ja me tegime ka ühe väikese lõpuluuletuse, et kanname selle ka nüüd ette. Et nüüd ei ole tõesti vahet enam, kas koduseina määrind tütreke või poju, jääb teie kodu ikka kenamatest kenam, sest EasyCare on toonud meelerahu koju. Ja lisainformatsiooni vajadusel või küsimuste tekkimisel on alati rõõm teid kuulda. Meeldivat päeva jätkumist. Täname teid. Aitäh.